Konservatism ehk konservatiivsus ehk alalhoidlikkus on enamasti demokraatlik parempoolne ideoloogia või mõtteviis, mis tugineb traditsioonilistele väärtustele. Alalhoidliku riigi juhtimise mõtteviisina vältitakse kergekäelisi ning vägivaldseid riigikorralduse muutusi. Tihtipeale saab konservatiivide joont nimetada järjepidevaks liberalismiks. Konservatism tekkis 18. sajandi lõpukümnendil, eelkõige vastuseisuna Prantsuse revolutsioonile ja selle sarnastele liikumistele. Konservatismi loojaks peetakse ennekõike Šoti poliitikut ja filosoofi Edmund Burke'i. Burke sõnastas oma põhimõtted teoses Mõtteid Prantsuse revolutsioonist 1790. Seal rõhutas ta, et muutuseid ei tohi teha kiirustades, järsult ega vägivaldselt, vaid ühiskond peab arenema rahulikult, stabiilselt traditsioonide vaimus. Ta pidas vajalikuks säilitada ühiskonna elus võimalikult palju endistest väärtustest, sest need on juba läbi proovitud ja toimivad. Seevastu uute lahenduste puhul ei või kunagi teada, kas need ka reaalselt töötavad. Revolutsiooni pidas Burke halvaks, kaootiliseks ja ühiskonda lõhkuvaks nähtuseks. 19. sajandi algusest Teise maailmasõjani oli konservatism üldiselt demokraatiavastaselt meelestatud, sest leiti, et lihtinimesi ei tohi niivõrd vastutusrikka asja kui võimu juurde lasta. Konservatism jaguneb kaheks vooluks, autoritaarseks ja paternalistlikuks. Esimene on omane ebademokraatlikele, teine demokraatlikele riikidele. Ameerika presidentidest on konservatismi pooldanud järgmised isikud: John Adams, George W. Bush, Dwight Eisenhower, Ronald Reagan. Saksamaal pooldasid seda ideoloogiat Konrad Adenauer ja Gustav Stresemann ja Inglismaal Winston Churchill, Benjamin Disraeli, John Mayer ja Margaret Thatcher. Üldistavalt võttes võib konservatismile omaseks pidada järgmiseid põhimõtteid. Traditsionalism tähendab ennekõike põhiväärtuste säilitamist ning järk-järgulist kontrollitud reformide teostamise vajalikkust. Vastu ollakse kiiretele reformidele, mis ühiskonda lagundavad. Orgaaniline ühiskond. Konservatiivide arvates vajavad inimesed ennekõike turvatunnet, julgeolekut, aga ka ressursse, mida suudab neile pakkuda vaid riik. Konservatiivid usuvad ka seda, et riik ja ühiskond saavad ning peavad inimesi õige loomusega isiksusteks kasvatama. Antikommunism. Tulenevalt suhtumisest omandisse ei saagi olla mingisugust tolereerimist kommunistliku ideoloogia suhtes. Kommunistlik ideaal on hingetu ja juurteta. See hävitab kõik inimlikku ja viib ühiskonna loomuvastasesse seisundisse ning moraalsesse pankrotti. Hierarhia ja autoriteet. Klassikaliselt on konservatiivid pidanud ühiskonda loomupäraselt hierarhiliseks, kus juhtkohal on need, kes on selle ära teeninud ja on juhtimiseks võimelised. Moraal on kõige aluseks, ilma selleta pole ettekujutlust, mis on hea ja mis on halb, mis on õige ja mis on vale ja milline oleks õiglane ühiskond. Perekond ja abielu on ühiskonna vundament, üks vanimaid institutsioone. Kindel ja tugev perekond paneb aluse stabiilsele, tugevale ja sidusale ühiskonnale, olles laste esmaseks sotsialiseerijaks. Konservatiive iseloomustab vastuseis lahutusele. Kogukond põhineb regionaalsel printsiibil, seob indiviidi ja nende perekondi. Kristlikel demokraatiatel on kogukond väga olulisel kohal. Kogukond ise kui loomulik elukeskkond on tekitanud ka teatud väärtushinnanguid, milleks on naturaalsus, heategevus, sotsiaalne moraalne pieteet, tagasihoidlikkus, mõõdukus ja tasakaalukus, aga samas ka iseseisvus, energilisus ja jõulisus. Töö on väärtus omaette ja ainus aktsepteeritav viis oma heaolu parandamiseks. Töö pole ainult vahend rikastumiseks, vaid ka tingimus, et olla moraalselt täisväärtuslik inimene. Siiani on levinud vaade, et mees on põhitöö tegija ja naise roll on kodutööd ning laste kasvatamine. Eestis tegutseb Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kuhu kuulub täna üle
7700 liikme. Logo on Eesti rahvuslill, rukilill, mis sümboliseerib meie põhiväärtusi, rahvuslikud huvid ja traditsioonide püsimine.